Räägime vintrelvaga laskmisest tiirus ja praktilistest laskevõtetest. Vintrelvi on väga erinevat tüüpi, liiki ja konstruktsiooni, aga enamlevinud vintrelva tüüp, mida kasutatakse, on siis poltliuglukuga. Nüüd siin me näeme poltliuglukuga vintpüssi. Kasutame õppeharjutuse juures klikkpadrunit, et mitte lööknõelale, lööknõela vedrule liiga teha. Nüüd, kuidas võiks olla vintpüss reguleeritud laskja keha järgi? Esiteks, päästiku kaugus. Sõrm peaks täpselt asetsema päästikul, mitte olema päästikust kaugel või siis mitte olema üle päästiku. Et kui sõrm ei küüni päästikuni, on püssi laad liiga pikk. Kui sõrm on üle päästiku, on liiga lühike. Et sõrm peaks olema täpselt siis, kui püss on käsi varel, siis sõrm peaks täpselt asetsema päästikul. Näitan. Täpselt selle kohaga, millega päästikut päästetakse. Ehk siis sõrme esimese lüli keskkohaga, pehme padjaga. Nii teiseks võiks optilise sihiku kõrgus olla selline, et kui relv on laskeasendis, oleks põsk kindlalt toetatud. Ehk siis optika ei tohiks olla väga kõrgel raua kohal. Kui optikajalad on väga kõrged ja optika on raua kohal kõrge, siis kaob näol ära hea kontakt laadiga ja siis tegelikult laskur hakkab küünitama ennast ja paneb lõua siia laadi peale ja ajab pea püsti, lõua ette, venitab oma kaela, aga see laskeasend on ebaloomulik. Ja tegelikult võiks olla laskeasend täiesti loomulik, püss kindlalt kehas ja põsk tugevasti vastu laadi, sõrm päästikul. Ja vintrelva laskmise juures on ka soovitav lasta mõlemad silmad lahti, et ei pea vasakut silma sulgema. Samamoodi nagu haavlipüssist laskmisel. Vintrelva laskmise puhul üks oluline tegur, mis määrab ära lasu tulemus, on laskeasend. Et laskeasend võiks olla võimalikult pingevaba, laskur võiks olla korralikult püsti, et see püstiasend peaks olema võimalikult loomulik. Ehk siis igasugused ettekallutused ja külje peale kallutused ja enda kõverdamine ei ole siin õigustatud. Et õige laskeasend on püsti. Parem käsi pigistab ja haarab, tõmbab püssi korralikult kehasse. Vasak käsi hoiab õrnalt nagu kandik püssi. Sõrm on tugevasti päästikul. Ja kui me oleme valinud õige optilise sihiku suurenduse, jahi olukorrades väga suuri suurendusi ei kasutata, tavaliselt lastakse 3, 4, 5-kordse suurendusega. Ütleme, pikemaid laskuharve 10, 12-kordse suurendusega. Sportlaskurid tiirus kasutavad ka palju suuremaid suurendusi, näiteks 16, 20, 24 kaasa arvatud. Siis valida nagu õige distantsi, õige harjutuse jaoks õige suurendus, optiline sihiku suurendus, mis ei ole liiga suur. Näiteks 50 meetri märki võiks lasta vabalt 9-10-kordse suurendusega. Kui me oleme laskeandedi sisse võtnud ja püssi korralikult kehasse tõmmanud, siis tegelikult järgmine oluline asi on sihtimine. Sihime sihtmärki, aga peame alati meeles pidama seda, et missugune on meie laskeoskus, missugune on meie tase, mida parem on laskeoskus ja parem laskur on, seda väiksemasse rajooni ta suudab sihtida stabiilselt püssiga. Ütleme nii, et jahimeestel näiteks 100-meetrised distantsil, kui te suudate sihtida paberilehte, A4 paberilehte, on see täitsa mõistlik rajoon ja selles mõistlikus rajoonis püsida. Sportlaskurid suudavad ka oluliselt väiksemates rajoonides püsida ja sihtida. Ja ütleme, et väga head laskurid, tipplaskurid piltlikult väljendades sihivad tikutopsi. Ülioluline tegur laskmise juures on päästmise sujuvus. Ehk siis päästikutehnika. Püss on tugevasti kehas, siis see päästik ja päästmine on protsess. Mitte mingil juhul ei tohi päästikut rabada ega tõmmata. See päästmise protsess võiks aega võtta umbes 1,5 sekundit ja see võiks olla võimalikult sujuv algusest lõpuni. Ehk siis ma teen praegu ühe sujuva päästiku, tõmban relva sihtmärki, sihin, relv on tugevasti kehas, alustan päästiku protsessi, väike lõpuviimistlus ja sujuvalt maha. Ehk siis teeme selle uuesti.
tugevasti püss kehasse, sujuv päästik, lõpuviimistlus ja mida sujuvam päästik, seda täpsem lask. Võtame sisse laskeasendi, jalad on natuke kitsamalt kui õlad, varbad on suunatud umbes 20-kraadise nurgaga, laske suunast paremale, paremakäelistel. Kasutame klikkpadrunit. Tõmbame püssi korralikult kehasse, paneme sõrme päästikule, hakkame päästma. Väike lõpuviimistlus ja hästi sujuvalt võtame püssi ja valgest maha. Nüüd, oluline on selle laskeasendi puhul tõesti see, et parem käsi teeks tööd, parem käsi pigistaks, tõmbaks püssi korralikult kehasse. Vasak käsi on suhteliselt nagu vabalt nagu kandik või sõrmed hoiavad õrnalt nagu kitarri kaela, et mitte mingil juhul sõrmed ei pigista, nii et sõrmeotsad lähevad valgeks. Ja kui parem käsi pigistab ja tõmbab püssi korralikult kehasse, siis see korralikult kehasse püssi tõmbamise jõud võiks olla 10–15 kilogrammi. Ehk siis nii tugevasti, et peaaegu püss hakkab vibreerima kehas. Kui hakkab väike vibratsioon, siis tuleks natukene seda pinget lõdvestada. Aga 10–15 kilo sellise jõuga võiks püss kehas olla küll. Nüüd, laskeasend staatiliste märkide puhul võib olla ka, kui teil on aega lasu sooritamiseks, siis te võite kasutada ka küünarnuki kehasse toetamist. Ehk siis sellisel juhul võetakse laskeasend sisse, tõmmatakse vasaku käe küünarnukk tugevasti kehasse. Lükatakse puus natukene ette, aga just oluline see, et vasaku käe kontakt kehaga oleks väga hea. Ja tehakse sujuv päästik. Kõikide dünaamiliste harjutuste puhul, kus kas tiirus näiteks metssiga jookseb või põder jookseb, seal on siis oluline ühendada endas tõste, liikumise sujuvus ja sujuva liikumise peal ja ajal veel hästi sujuv päästmine ka. Et kõikide dünaamiliste harjutuste laskmine on oluliselt keerukam. Aeg on kokku surutud, aeg on vähem ja selle kindla ajaühiku jooksul tuleks teha siis sujuv tõste, tugevasti püss kehasse, sujuv liikumine ja päästmine veel liikumise ajal. Ehk siis seda sujuvust ja sujuvat liikumist ei ole mõtet alahinnata. Ehk siis oluline on see, et keha suunaks püssi. Käed on need, mis tõmbavad ainult püssi kehasse. Et keha kogu aeg liigub. Kogu trajektoori ulatuses, kogu märgi nähtavuse ala ulatuses keha liigub. Ja oluline liikuda edasi ka peale lasku. Et üks tüüpiline viga, mida tehakse liikuvate märkide laskmises, on see, et minnakse küll ilusti kontakti, saadakse, aga pärast laskmist jäädakse kohe seisma. Et sellisel juhul tegelikult pärast laskmist, kui keha jääb seisma laskuril ja püss jääb seisma, siis kuul alati jääb natukene sellest sihtmärgist maha, et sellest soovitud tabamiskohast. Nii et piltlikult kujutades ette, laskuri liikumine liikuva märgi tulistamisel peaks olema äärmiselt sujuv ja voolav. Ja lõpuni välja. Ja teisele poole tagasi. Ja lõpuni välja. Laadime relva. Tõmbame tugevasti kehasse, võtame laskeasendi sisse. Teeme sujuva päästiku. Kuul on märklehes. Laadime relva. Saad see korra veel panna selle padruni sisse? Ja, võtame laskeasendi sisse. Kuul on märklehes. Ja treening laskmisel oleks väga mõistlik kasutada kas väiksekaliibrilist püssi. Et siin on väikse 22 LR, väiksekaliibriline sportrelv.
või siis õhkrelva, et mõlematel on just eeliseks see, et ülimalt väike tagasilöök, ülimalt väike lasumüra, ei häiri laskurit, ei põhjusta lasukartust ja odav laskemoon, mis annab võimaluse sooritada palju laskude arve trennis. Et siis sportpüssiga ei ole mingi probleem trennis lasta 60 lasku, 80 lasku. Laskemoon on odav, et täiskaliibrilise relvaga 60–80 lasku trennis teha on juba päris kulukas ettevõtmine ja seda ei saa endale igaüks lubada. Ja teisest küljest ka täiskaliibrilise vintrelvaga väga suur laskude arv tegelikult hakkab laskurit väga väsitama, ehk siis juba tavaliselt üle 30–40 lasu täiskaliibrilisest püssist on täiesti tugev trenn juba keskmise tasemega laskurile.